Kord öösel pimedas, kui külamees on voodis magamas, kratt teeb tegusid ja käsu peale märki tabab ta. Nüüd lehm on ära tuua vaja naabri talust sügavalt ja täpselt seda teener teha naudib täie mõnuga. Novembrikuul, kui õues pime ja pakkane möllab taas, rehepapp siis kogu küla eest kahel jala isab maas. Lollust teeb Jaan Rein mõisa hoone peale sülitab, Hans lumepallist kratti tõsimeeli kergitab. Leivast redelit ei osanud teha Reinu vana kratt, seega kolme sõstraga risteele mindi jalamaid. Kurat jooksis, hüppas püksid tantsima ta pannuks ka, kuid Rein vastas teinekord: olen väsinud nüüd ma. Novembrikuul, kui õues pime ja pakkane möllab taas, rehepapp siis kogu küla eest kahel jalal seisab maas. Lollust teeb Jaan Rein mõisa hoone peale sülitab, Hans lumepallist kratti tõsimeeli kergitab. Noorel Liinal teismelisena nüüd vastas Pentsit mure, Kosilase lõuna Enli lajurakke ilmselt pole. Põgenes ta kodust hundiks, muutus õhtul hilja ta, et Hansu jälgida ja tema mõttemaailma lugeda. Novembrikuul, kui õues pime ja pakkane möllab taas, rehepapp siis kogu küla eest kahel jalal seisab maas. Lollust teeb Jaan Rein mõisa hoone peale sülitab, Hans lumepallist kratti tõsimeeli kergitab. Küla tuli katt ja hirmulaine võimu võttis maas, rehepappi lahendus varrukast võtta oli taas. Kadedus peab kaduma ja neljalge olema, kuid Timofei nüüd kahjuks raha raisku jäigi pelgama. Novembrikuul, kui õues pime ja pakkane möllab taas, rehepapp siis kogu küla eest kahel jalal seisab maas. Lollust teeb Jaan Rein mõisa hoone peale sülitab, Hans lumepallist kratti tõsimeeli kergitab. Ja nüüd leivakuuliga risti sisse põrutas, energia suur nüüd